Tšau, ilusat esmaspäeva taas kord. Tervitan sind siit Navesti jõe kaldalt täna. Mega päike ja mega linnulaul. Tänaseks teemaks ma valisin midagi sellist, millele ma usun, et on oluline tuua valgusvihk, et igaüks ka seda enda elus nagu mõtestaks võib-olla ja mõistaks, kas seda üldse on ja kui palju, et minul, ma tunnen, on olnud abiks see, et ma teadvustan seda ja nüüd juba panen päris hästi tähele, kui see tekib ja nüüd mõistataksingi ka nagu teile lahti seda, et sina saaksid siis mõelda, kuidas sina tunned, kuidas sul see elus on. Ja see teema on viha. See teema on viha ja mida mina tunnen enda isiksuse tüübist lähtuvalt. Esiteks, mul ei ole seda nagu äärmiselt tihti, aga kui see tuleb, siis see tuleb väga, väga lühikese süütenööriga ja nagu kiiresti ja kohe nagu kõik välja. Ja tihti nagu see tulebki lihtsalt kõik välja ja siis tekib äkki see tunne, et issand, kuidas ma kahetsen, et ma nagu midagi sellist ütlesin või karjusin või et jaa. Ja nüüd ma olengi ise ka toonud sellesse nagu selle enda teadvustamise valgusvihu ja ma leian, et see on üpris raske teema, millega tegeleda ja sellepärast ma tahtsin ka nagu seda jagada. Et viha on siis selline emotsioon, mis on väga võimas. Ja kui sa oled kuskil, ütleme, sa oled väga suures kurbuses või mind on näiteks vihaga aidanud elus. Ta on aidanud mul nagu püsti tõusta, asjad kokku pakkida ja lihtsalt ära minna nagu kohast, kus nagu mul tegelikult juba pikalt nagu ei olnud hea. Et see selles mõttes vihal on nagu hästi suur, tugev energia. Aga kui sa nagu tegelikult oled nagu juba heas kohas ja sul tuleb ikka seda üles, siis ma usun, see on nii oluline, et nagu seda mõista ja osata seda vabastada. Jah, ma just alustasin ka Sedona meetodi baaskursusega, et Annika on siis seal, kes on super juhendaja ja ma väga soovitan kõiki Oomika podcast'e, et kuulake neid, seal on eraldi podcast ka viha kohta. Ja et nagu ma tunnen, et tänu sellele, et ma olen teadvustanud seda teemat, siis nüüd, kui see hetk tuleb, et see viha tuleb minus üles, siis ma vähemalt praegu juba nagu saan sellest aru ja ma ütleks, et nüüd mõned korrad olen suutnud ka selle täiesti vabastada. Jah. Ja ma tahan saada sellest veel paremaks, et ja ma mõtlesin siinkohal ka seda, et mis asi siis on see sportlik viha. Ja kas see on siis midagi, mis on tegelikult hea? Et lähme teeme neile ära või kuidagi, et nagu
see ongi nagu, see kuidagi hetkeks võib-olla aitab nagu üle saada mingist kohast, aga pikka aega ta nagu tegelikult ei toida ja tegelikult ma tunnen, et kui ma saan ise endal selle teema nagu täielikult, selle vihateema vabastatud, siis ma jõuan kuhugi, kus on nagu väga palju kergem olla, et kerguses olla, jah. Aga noh, seda ma saan siis juba siis jagada, kui ma sinna jõuan ja igatahes jaa, jälgige enda viha. Vaadake, kuidas ta teil on ja võite vabalt kirjutada mulle ja nagu jah, et anna teada, kuidas sinul on ja mida sina sellest oled saanud ja kas see on sulle hea olnud ja mis sa ise tunned. Ja vot. Jah, aga nagu ikka, siis likeige ja subscribe'ige ja nii tore, et ikka kuulate ja siis järgmine esmaspäev teeme loosi ka, et nii tore, nii äge on näha, et nii paljud on juba jaganud ja kirjutanud oma sõprade nimesid ja et ja okei, aga olge terved ja näeme jälle järgmise esmaspäeval. Tšau!